Mulle kui hoolivale linnuomanikule tundub, et minu koduses linnupuuris on kõik korras. Lemmiklooma pidamise uue määruse järgi tundub, et ei pruugi see päris nii olla, sest vähemalt üks õrs on selles puuris puudu. Loomapiinamisjuhtumid ja probleemid loomapidamisnõuete tõlgendamisel või rakendamisel näitavad, et lemmikloomade heaolu Eestis ei ole tagatud. Olukorra parandamiseks valmis Põllumajandusministeeriumis lemmikloomade pidamise nõuete määruse eelnõu, mis karmistab koduloomade pidamise korda. Väga palju on meie seas inimesi, kes näiteks ütlevad kontrolli käigus, et aga kus kohas on kirjas, kui pikk peab kett olema, või kus kohas on kirjas, et ma pean iga päev koerale või kassile või ükskõik mis loomale süüa või juua andma, et nüüd praegu on kirjas ja... Eelnõust leiab mõningaid küsitavusi. Nii näiteks peab kassi pidamise ruumis olema kassile sobiv varustus küünte teritamiseks ning väljaheidete jaoks sobiva materjali, näiteks liivaga täidetud kast, mida tuleb piisavalt sageli puhastada. Kui sageli on aga piisavalt sageli ja kas elutoa mööbel on piisavalt sobiv küünte teritamiseks. Koerale tuleb aga tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti. Eelkõige võidavad praegu sellest need koerad, kes on meetrise keti otsas. Need on Eestis tuhandeid, kelle peremehed arvavad, et see koer ei peagi rohkem liikuma. No tundub, et määrusega asja väga hulluks siiski aetud ei ole. Kui võtta see sama Reporteri saate tegemiseks mõeldud rõdu siin, siis jagades selle 4 võiksime siin kasvatada määrusega kooskõlas olevalt 4 hundikoera. Seadustest on kasu siis, kui need toimivad. Väga keeruline on teinekord tõestada, kust algab või lõpeb lemmiklooma heaolu. On raske loota, et olukord tänu uuele määrusele märgatavalt paraneb, sest järelevalve pole ju kuigi tõhus. See ei anna meile juurde loomakaitse inspektorit, nad nagunii jõuavad väga harva kohale. Et see on nagu üks aspekt, teine asi on see, et reeglina reageeritakse ikkagi kaebusele. Reeglitesse on sisse kirjutatud ka kahepaiksed ja kalad, mis tähendab, et puhtteoreetiliselt võib tulevikus mõni sõber või vaenlane teie peale kaevata, et te olete oma kalale akvaariumis liiga vähe ujumisruumi jätnud. Kui uus määrus jõustub, ei saa järgmise aasta 1. jaanuarist enam kassile niisama midagi ette visata. Määruses on selgelt kirjas, lemmikloomale antav toit peab olema piisavalt toitev ja tasakaalustatud ning mineraalide ja vitamiinidega rikastatud. Tema on 2-aastane tuti. Küsisime perenaise käest, mida kass sööb. Kala on söönud ja vorsti, piinereid. Eriti vahet ei ole. Oma määrust ootavad ka põllumajandusloomade pidajad, sest praegu pole kusagil kirjas, kui suur peab näiteks hobusel latter olema või kas 7 lehma ühes toas on palju või parasjagu.